Ukraina poliitikas täiesti ootamatu pööre. Ukraina kaitseministri ametist tagandatud Mihhail Fedorov suundub kohe pärast üleskutset korraldada Ukrainas valimised Ameerika Ühendriikidesse, et kaasata vahendeid uute kaitsetehnoloogiate projektide jaoks. Vähemalt nii nimetab Mihhail Fedorovi meeskond ametlikku põhjust Washingtoni reisiks. Väidetavalt plaanib Mihhail Fedorov käivitada mitmeid sõjaga ja Ukraina idufirmadega seotud projekte ning üks neist saab olema investeerimisfond. Kuigi teised allikad kinnitavad, et Mihhail Fedorov sõidab USA-sse poliitilise toetuse saamiseks, sest ta on otsustanud ise poliitilist karjääri alustada. Kuid Mihhail Fedorov ise ütles tänases intervjuus, et ta ei kohtu USA-s ei Ameerika poliitikute ega ametnikega. Ta on keskendunud reformide jätkamisel Ukrainas, mis on seotud sõjatehnoloogia arendamisega. Seetõttu ongi kohtumised planeeritud just sel teemal. Aga see reis toimub täpselt sel hetkel, kui Mihhail Fedorov ise tegi kõige järsema poliitilise lahkumineku Volodõmõr Zelenskist kogu nende 7-aastase ühise töö jooksul. Ja poliitilist tagapõhja välistada on lihtsalt võimatu. Vaatame nüüd koos, mis on tegelikult toimunud. Mis peitub Fedorovi selle Ameerika Ühendriikide reisi taga ja mida uut ta täna meile avaldas? Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar. Briti väljaanne The Guardian kirjutab, et endine Ukraina kaitseminister Mihhail Fedorov sai kiiresti mobilisatsioonist vabastuse ja sõidab juba järgmisel nädalal Ameerika Ühendriikidesse. The Guardiani andmetel kavatseb ta pärast üleskutset korraldada sõja ajal valimised saada Washingtoni poliitilist toetust. Tuletan meelde, et Fedorov pakub valimiste korraldamist just sõjategevuse ajal, sest pole selge, kui kaua sõda veel kestab. Sellel teemal on mul eraldi saade selles YouTube'i kanalis, nii et minge ja vaadake, et olla täielikult kursis. Ja just täna rääkis Mihhail Fedorov ise sellest reisist USA-sse eksklusiivintervjuus minu endistele kolleegidele 24. kanalil. Otsekohe selle ajakirjaniku küsimusele, kas ta plaanib, nagu mõned meediaväljaanded kirjutasid, Ameerika presidendi või Ameerika poliitikumi toetust saada, Fedorov vastas, tsiteerin, ei, ma ei tea üldse, kus sellised uudised tekivad, see on meie siseasi. Alustada suhtlemist ja kuidagi seda välismaal edendada, see ei ole mulle isiklikult omane. Ma tahaksin, et me arutaksime seda ühiskonnaga. See on meie kodutöö, meie riigi siseasi. Keegi ei tohiks meile väljastpoolt midagi peale suruda ega mitte peale suruda. Me peame ise otsustama, mida teha, seega see ei ole tõsi. No, väidetavalt pole sellel reisil USA-sse mingit poliitilist eesmärki. Kuigi Fedorov kommenteeris intervjuus 24. kanalile siiski aktiivselt seda, kuidas täpselt tuleks Ukrainas valimisi läbi viia. Ja väitis, et ta juba väidetavalt peab läbirääkimisi spetsialistidega, kes just nimelt töötasid ja töötavad selle nimel, kuidas täpselt korraldada valimisi sõja ajal. Sest Ukraina jaoks on see üldse esmakordne. Midagi sellist pole kunagi varem olnud. Ja mida sellega peale hakata, mõistavad vähesed. Ja veel tuletas Mihhail Fedorov meelde, et president Zelenski ise andis juba eelmise aasta detsembris parlamendile, ülemraadale, ülesandeks töötada välja seadusandlus valimiste korraldamiseks sõja ajal. Tõepoolest, ma tuletan meelde, pärast esimesi üleskutseid Donald Trumpilt, mäletate, kui läbirääkimisprotsess justkui aktiveerus. 25. aasta lõpus andis Zelenski tõepoolest saadikutel ülesandeks, et istuge maha, looge komisjon ja töötage välja seadusandlus, mida teha, kuidas valimisi korraldada. Just sõja ajal. Ja Mihhail Fedorovis sõnul on see seadusandlus juba umbes 70% valmis, kuid siis peatas president Zelenski kantselei seadusandluse väljatöötamise protsessi. Oma tegeliku reisi eesmärki USA-sse kirjeldas Fedorov järgmiselt, tsiteerin. See on esiteks seotud selle tööga, mida ma täna teen Ida-Euroopa fondiga. Mul on ülesandeid, mis on seotud täiendavate vahendite kaasamisega fondi. On ka teatud kohtumised partneritega. Lisaks arvan, et on veel mõned olulised kohtumised, mis on seotud kaitsevaldkonnaga ja investeeringute kaasamisega. Need toimuvad nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Ehk siis see puudutab uute projektide arendamist.
Küsimusele võimaliku kohtumise kohta Elon Muskiga vastas Fjodorov vältlevalt, tsiteerin, eks näeme. Olen kindel, et selles etapis tekib teil küsimus, milliseid projekte Mihhail Fjodorov siis plaanib käivitada, et ta lausa avab eraldi riskikapitalifondi ja hakkab selleks investeeringuid kaasama. Ja just selles küsimuses oli Fjodorov võimalikult põhjalik. Esimene projekt on riskikapitalifond, mis hakkab kaasama lääne vahendeid investeeringuteks Ukraina idufirmadesse ja arendajatesse, keskendudes eelkõige odavatele rakettidele. Tema sõnul peitub just nendes tehisintellektiga peetava sõja tulevik. Samuti robotiseerimisele ja sensordehnoloogiatele rinde esimesel liinil, et eemaldada jalavägi täielikult või võimalikult palju pideva droonitule alt. Teine projekt on Sync Think Tank. See on analüütiline keskus, kus spetsialistid hakkavad välja mõtlema, kuidas sõda peatada ja Venemaad võita, kujundades järgmiste konfliktietappide mängureegleid. See on lahe, see kõlab hästi. Aga ma tean, et paljudes ettevõtetes, vähemalt tehisintellekti arendamise ettevõtetes, on sellised mõttekeskused, kus tegeletakse prognoosimisega. Kirjutatakse stsenaariume sellest, kuidas võib olla, kuidas ei või olla, erinevad variandid ja nii edasi ja nii edasi. See on tõesti väga äge idee. Tõepoolest, läbi arvutada võimalikult suur hulk sündmuste arengustsenaariume. Valida see, mis sobib ja ütleme nii, kohandada kõik oma võimalused ja tegevused just kõige tõenäolisemate stsenaariumide järgi. Selle sõja puhul ja kuidas ikkagi Venemaad võita. Kolmandaks, võib olla idufirmad tehisintellekti ja kaitsetehnoloogia valdkonnas. Fjodorovil on eraldi üks lahe idee. Pidada mitmes ülikoolis reformide teemalist kursust. Küsimusele, kus ta täpselt plaanib raha kaasata, vastas Fjodorov. Erinevatelt institutsionaalsetelt fondidelt, suurtelt tehnoloogiaettevõtetelt ja erainvestoritelt. See tähendab, et see on kõik lääne raha. On erinevad institutsionaalsed fondid, suured tehnoloogiaettevõtted, erainvestorid. See tähendab, et need on kõik lääne raha. Ta ei tahaks seda nii üles ehitada, et see oleks kuidagi seotud riigieelarvega. Ma tahaksin, et me leiaksime vahendeid välismaalt, toetaksime talente Ukrainas ja aitaksime meie sõjaväelasi. Aga miks üldse tekkisid kahtlused, et Fjodorovi USA-sse sõidu taga on poliitilised motiivid? Tuletan meelde, et teisipäeval, 18. augustil, avaldas Fjodorov ise videopöördumise, kus ta esimest korda avalikult kutsus üles korraldama valimisi sõja ajal. Kuigi Ukraina põhiseadus keelab selle sõjaseisukorra tingimustes otseselt. See oli nagu rist, millega Fjodorov tõmbas kriipsu peale oma suhetele endise ülemuse Volodõmõr Zelenskiga. Ja nüüd nimetab Washington Post seda Fjodorovi sammu üllatavalt otseseks väljakutseks president Volodõmõr Zelenski võimule, mis võib proovile panna Ukraina ühtsuse tugevuse. Oma pöördumises, nimetamata Zelenski nimepidi, ründas Fjodorov korruptsiooni küsimust, otsuste tegemise läbipaistmatust ja süsteemi, kus lojaalsust premeeritakse rohkem kui pädevust. Edasi tema tsitaat. Vana süsteem elab liiga tihti omaenda reeglite järgi. Ta kaitseb ennast, ta kardab muutusi. Hiljem arendas Fjodorov seda mõtet veelgi karmimalt, viidates otse fraktsiooni rahvateenerjuhile David Arahamiale, vihjates kellegi isiklikele huvidele kaitsetööstuses, farmaatsias, hasartmänguäris ja maksunduses. Siiski keeldus ta konkreetseid korruptantide nimesid nimetamast, lubades vaid, tsiteerin, tuleb aeg, mil kõik ukrainlased saavad need nimed teada. Mõned saavad neist teada õiguskaitseorganite lindistustest, mõned ajakirjanike uurimiste kaudu. Aga siin juhtus midagi täiesti ootamatut. Üle kuu aja, tuletan meelde, kogunesid meeleavaldajad Ivan Franko väljakule teatri juurde president Volodõmõr Zelenski büroo lähedal, skandeerides siiski mitte presidendi nime, vaid selle inimese nime, kelle ta hiljuti vallandas. Pühapäeval, 16. augustil marssis ametlikel andmetel 2000 inimest Rešatõki tänaval papp-plakatitega oma vallandatud mehe toetuseks. See oli ootamatu pööre. Protesti peamised korraldajad astusid välja sõja ajal valimiste korraldamise idee vastu ja kuulutasid sisuliselt protestiliikumise lõppeluks.
protestide korraldaja Kasetinski tänas kõiki, kes aktsiooniga liitusid, kuid soovis samas otseedu uuele kaitseministrile Jevgeni Hmarile, kelle Volodõmõr Zelenskõi sel nädalal määras Fjodorovi alaliseks järeltulijaks. Protestiliikumise tegelikeks saavutusteks nimetas Kasetinski mitte Fjodorovi tagasitoomist, vaid ülemjuhataja Sõrski vallandamist ja Mihhail Tropatovi määramist. Sellega protest lõppeski. Üldiselt, kui te olete minu Telegrami kanali Petši News jälgija, siis juba 2 nädalat tagasi ütlesin, et mingit efekti ei tule, protest ei saavuta midagi. Ja lugu Fjodoroviga kui kaitseministriga. See on ammu, sellega on ammu kõik läbi, kõik, sellele võib punkti panna. Ehk siis mõne päevaga Fjodorov, võib öelda, suutis üheaegselt minna kõige järsemalt poliitiliselt lahku oma endise patrooni Zelenskiga ja kaotada selle sama tänavakoalitsiooni toetuse, mis kuu aega nõudis tema tagasipöördumist ministri ametikohale. Teisest küljest näitas Fjodorov kuni valimistele kutsumiseni korduvalt üles lojaalsust Zelenskile ja pärast vallandamist keendus ta avalikult teistest talle pakutud ametikohtadest, näiteks presidendi nõuniku kohast reformide alal. Ta teatas ka, et lükkas tagasi koostööprojekti Palantir Technologiesiga. Sellesama Ameerika tehnoloogia ettevõttega, millega Ukraina sõjavägi alustas koostööd juba siis, kui ta oli veel minister. See tähendab, et Fjodorov kujundas teadlikult ja järjekindlalt ustava, kuid põhimõttekindla tehnokraadi kuvandit kuni täieliku lahkulöömiseni. Tasub meenutada ka seda, millega Fjodorov ministrina tegelikult meelde jäi, sest see seletab, miks tal üldse on selline poliitiline kaal ja sidemed Ameerika tehnoloogiahiidudega, mida ta nüüd plaanib kasutada oma investeerimisfondi jaoks. Vene armee edasiliikumine okupeeritud aladel on sel aastal praktiliselt peatunud, just tänu kaitsele, mille Ukraina relvajõud on droonide abil üles ehitanud. Keskmaa droonid võimaldasid häirida Vene vägede tagalatoetust ja katkestada varustusteed Krimmi. Pikamaa rünnakud jätsid Venemaa ilma umbes 1/3 nafta töötlemisest. Fjodorov hoiab tihedaid isiklikke sidemeid selliste Ameerika ettevõtetega nagu SpaceX ja Palantir. Tema isiklik pöördumine Elon Muski poole viis selleni, et jaanuaris lülitas ettevõte välja Starlinki terminalid, mis olid ebaseaduslikult Vene armee käes. Samal ajal palub Kiiev praegu USA-l lubada Starlinki kasutada rünnakuteks komplekside vastu, mis tulistavad Venemaa territooriumilt ballistilisi rakette. Kuid Fjodorovi sõnul ei õnnestunud tal selles veenda Elon Muski ennast, kuigi ta jätkab temaga suhtlemist ka pärast kaitseministri ametist lahkumist. Lisaks kirjutab ajakiri The Atlantic, et Ukraina on koostanud plaani ulatuslikuks rünnakuks Moskva lennujaamadele, mille jaoks plaaniti kasutada tehisintellektiga autonoomsete droonide parve. Operatsiooni nõrgestas see, et Ukraina kavatses ühe öö jooksul lasta lendu kuni 1000 väikest ja odavat drooni. Nende ülesandeks oli üle koormata õhutõrje ja pikaks ajaks halvata Moskva lennujaamad, et rahvusvahelised lennufirmad lihtsalt loobuksid lendudest Venemaa pealinn. Nii lootis Ukraina sundida Vladimir Putinit naasma läbirääkimiste juurde sõja lõpetamiseks. Kuid The Atlanticu andmetel olevat Zelenskõi sellest plaanist väidetavalt loobunud. Kuigi praegu ütleb presidendi kantselei, et see on täielik jama ja sellist plaani pole kunagi eksisteerinud. Kokkuvõte. Formaalselt eitab Fjodorov ise poliitilist tagamaad USA-sse sõidul, väites, et tegemist on üksnes lääne raha kaasamisega. Riskikapitalifondi, think tanki ja odavate rakettide ning rindel robotiseerimisega tegelevate idufirmade jaoks. Ehk siis jätkab ta täpselt seda tööd, millega ta tegeles kaitseministrina. Aga reis ise langes ajaliselt kokku Fjodorovi kõige kõmulisema poliitilise lahkuminekuga Zelenskist. Ja just see kontekst, üleskutse korraldada valimised sõja ajal, rünnak korruptsiooni vastu, just president Zelenskõi lähikonnas, pluss oma enda tänavakoalitsiooni toetuse kaotus, kes lükkasid tagasi tema enda idee. Paneb ajakirjanikke, sealhulgas mind, ikka ja jälle temalt küsima selle reisi tõeliste motiivide kohta, hoolimata otsestest ümberlükkamistest. Ehk siis Fjodorov ütleb, ei, mis te nüüd, see ei puuduta kindlasti poliitikat. Aga kõik paistab olevat just poliitiline.
siinkohal jätan mõtte pooleli. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!